Eelmises loengus näitasime, kuidas 555 taimerit välja lülitada väljaviigu 4 kaudu. Selles loengus teeme seda fototakistiga. Aga kõigepealt vaatame, kuidas töötab PNP transistoriga lüliti. Seda mõõtmist saab teha ka ainult ühe multimeetriga, ühendades teda kordamööda ühte, teise ja kolmandasse punkti. Paneme makettplaadil kokku niisuguse skeemi. Tuleb võtta õiget tüüpi transistor ja vaadata, et kollektor, emitter ja baas oleks õigesti ühendatud. Potentsiomeetriga saab transistori baasipinget reguleerida niisuguseks, et ta oleks võimalikult täpselt pool toitepingest, see tähendab 3 volti. Kui baasipinge on pool toitepingest, siis on potentsiomeetri takistus ja fototakisti takistus võrdsed. Transistori emitteri pinge on samuti 3 volti, sest pingejagajas on võrdsed takistid. Edasi mõõdame pinget transistori kollektoril. Kollektori pinge on 0, sest transistor on suletud. Aga transistor on suletud seetõttu, et pinge tema baasil ei ole väiksem pingest emitteril. Seni paistis fototakistile valgus ja tema takistus oli väike. Kui fototakisti kinni katta, siis tema takistus läheb suureks. Nüüd on fototakisti takistus palju suurem kui potentsiomeetri takistus. Potentsiomeetrile jääb umbes pool volti ja fototakistile umbes 5,5 volti. Kui transistori baasipinge on emitteri pingest madalam, siis voolab vool emitterist baasi ning transistor avaneb. Kui transistor on avatud, siis voolab vool läbi takisti RK ning sellel takistil tekkinud pingelangu tõttu on transistori kollektori pinge 0-st erinev. Niiviisi saab fototakisti abil pinget lülitada. Nüüd paneme 2 skeemi kokku, transistoriga lüliti ja 555 taimeriga vilguti. Potentsiomeetriga seame pinge transistori baasil võrdseks pingega tema emitteril, see tähendab 3 volti. Kui fototakisti on valgustatud, siis on pinge taimeri sisendis 4 madal ning valgusdiood põleb pidevalt. Kui fototakisti kinni katta, siis on pinge taimeri sisendis 4 kõrge ning valgusdiood vilgub. Aga saab leida ka potentsiomeetri asendit, kus väljalülitamist või sisselülitamist üldse ei toimu. Kodune ülesanne. Muuda seda skeemi nii, et kui fototakistile valgust ei paista, siis valgusdiood vilgub ja kui fototakistile valgus paistab, siis valgusdiood ei põle. Elektroonikas saab igasugu asju alati teha mitut moodi. Kõige lihtsam on ühe ainsa komponendi ringi tõstmisega. Hoian kätt ees, et ülesanne liiga lihtne ei oleks.
Selles loengus panime tööle BNP transistoriga lüliti ning 555 taimeri.